Tere tulemast Valguse looja kanalile. Tänases kaardivideos küsime, mida toob sulle veebruar 2026. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on abiks sellised poolvääriskividest tehted. Esimeseks valikuks on siis roosa kvartsiga käevaru, teiseks valikuks on must obsidaan koos rohelise aventuriiniga ning kolmandaks valikuks roosa kvarts koos granaadiga. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ja siis tee oma valik. Nii, aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Nii, esimeseks valikuks täna on meil siis roosa kvartsiga käevõru. Et tajun sellist tingimusteta armastust, rõõmu, väga sellise pehme vibratsiooniga käevõru. Et kindlasti on selline nagu südame teema siin ka hetkel aktuaalne. Aga vaatame, mida räägivad sulle siis tarokaardid. Vau, päike. Päike tuleb välja. See on üks positiivsemaid kaarte taros. Tähistab rõõmu, harmooniat, ühtsustunnet, heaolu ja ka külluse voogu. Kindlasti ka sellist positiivset mõtlemist. Et sa oled väga õigel teel. Siin ma näen ka lapsi, kes hoiavad teineteisel käest kinni. Selline mängulisus, kergus. Nii, sulle tuleb ässa kaart. Ässad tähistavad alati selliseid uusi alguseid. Ja müntide äss võib tähistada siin midagi hästi suurt, mis on võib-olla seotud siis materiaalsete teemadega, kodu, töö. Et midagi sellist, väga sellist suurt ja paika panevat. Tuleb ka torni kaart. Torn võib vihjata mingile äkilisele muutusele, just kui mingisugusele olukorrale situatsioonile, kus õhk läheb selgemaks. Ja vaatame, mis veel tuleb. Hästi sellised nagu suured muutused selle koha pealt, et sul on lausa 3 kaarti, mis on siis suure arkaani kaardid. Et taros need tähistavad selliseid elulisi muutuseid. Et jah, siin on siis päike, torn ja ka kaarik, mis ütlevad, et kui sinu sisse tuleb selline tasakaal, harmoonia, ühtsustunne, siis midagi nagu muutub hästi kiiresti, just kui välk selgest taevast, midagi nagu muutub kindlasti sulle ootamatul viisil, aga see tähistab progressi, edu. Et siin võib olla midagi seoses sellega, et justkui mingi vana alustala on kokku kukkunud või sa tunned, et kuidagi nii edasi ei saa ja universum kuidagi toetab sind selle muutuse osas, et õhk läheb selgeks, õhk läheb klaariks ja sa liigud edasi. See võib kellegile tähistada tööalast muutust, et siin on nii müntide äss kui siis torn, et võib-olla vanast töökohast ära tulemine. Kellegile võib siin olla see seotud ka see muutus koduga. Koduga, sest müntide äss on ka selline kodu, turvatunne, kindlasti ka selline lojaalsus, et võib-olla siin on tulemus mingisugune pakkumine sulle, mis on hästi selline läbimõeldud. See võib tähistada ka kingitust või kingituse tulekut sinu poole. Ja sa ei näe hetkel justkui seda võimalust. Sul on justkui silmad kinni, võib-olla sa oled ka natukene oma südant sulgenud. Sa võib-olla ei oska näha hetkel selle olukorra nagu tähtsust, et pigem sa oled sellises nagu kaitses või kaitsepositsioonis ja võib-olla natukene ka hirmul, et see on selline nagu blokeeringu kaart, mis ütleb, et sa tunned, et sa oled mingis olukorras kuidagi ennast ise
võib-olla pisut nurka ajanud või tekitanud endale selle olukorra, et sa ei oska sealt nagu välja liikuda. Aga kindlasti siin midagi muutub, justkui universum ulatab sulle sellise abistava käe, sest kaarik tähistab ka sellist nagu edasipürgimist, kellegilega kindlasti sellist karjääriredelil edutamist, eneseteostust, see on selline teele minek või teele asumine. Ja kui sa oled teele läinud, siis sinu ülesandeks on justkui sellele kaarikule lõpuks see õige suund anda. Et siin kaariku ees on nii must kui valge ratsu, mis vihjab ka võib-olla siis mingit laadi valikutele ja sellele teemale, et sa pead oskama eluga hakkama saada, kui asjad on kiires muutumises. Et siin on võib-olla vaja ka sellist mingis olukorras ka tõesti sellist ka tahtejõudu sul rohkem, et edasi liikuda. Et sinu ülesanne on see kaarik nagu liikuma saada ja õiges suunas, et sina oled see kaariku juht, sa ei saa sealt kaariku pealt justkui enam maha hüpata, et sa oled justkui juba sõiduvees, et sa pead lihtsalt liikuma. Et siin on liikumisenergia. Aga vaatame juurde. Ma võtan siia siis ka täiendavad sõnumid. Võtame vahelduseks romantikainglitelt, mida on oodata armastuses. Südamesse vestlused on tulemas ja ka sellisel ausal tasandil vestlused, et keegi soovib sinuga siis ühendust võtta, rääkida teemadel, mis puudutavad südant, et sellised hästi hingelised teemad. Selline aus kommunikatsioon on tulemas. Kartmatu armastus. Mingi hirm, mis tuleks nagu ületada, mis on seoses siin armastusega üles kerkinud. Ja siin on see julgus justkui liikuda edasi, isegi teadmata, mis saab edasi. Et just see teadmatus, et hirm võib-olla on siin tekkinud sellega, et sa justkui ei suuda kontrollida seda olukorda või et usaldada rohkem armastust ja armastuse voogu. Et kõik, mis on sulle määratud, jõuab sinuni kõige õigemal ajal. Siin võib olla ka hülgamishirm praegult. Andestamise teema on oluline. Andestamine, ka selline andestav tagasivaade, et luba justkui sellisel tervendusel voolata. Lase justkui voolata minema kogu see valu, mis on seotud siin minevikuga. Ja ma näen seda pakkumist, proposal, ehk siis jah, siin on tulemas tõenäoliselt kellegile ka romantiline pakkumine, mis muudab seda suhtetasandit, loob sellise parema platvormi, justkui level up, ehk siis nagu liigutakse edasi kõrgemale ajajoonele, asjad lähevad võib-olla kellegile siin tähistab siin see muutus seda, et siin tuleb, ma ei tea, sõrmus, kihlasõrmus, abielu ettepanek või siis lihtsalt selline hingest ja südamest tulnud nagu romantiline olukord, mis on tõsiselt võetav ja siin on vaja lihtsalt ületada justkui selline hirm selle koha pealt. Kui sa siin tahad kellegiga luua koos, siis on vaja sul ka kõigepealt andestada justkui minevikus tehtud vigu nii iseendale kui siis sellele teisele inimesele ja astuda see samm ja lubada justkui sellel olukorral laheneda, sest ma näen tõesti siin ka neid vestluseid tulemas, mis on väga ausad ja südamlikud.
nii, aga vaatame veel mõned väikese ingli kaartidest soovitused siia, et mida siis veebruarisse sulle öeldakse. nii, esimene grupp. kuulama intuitsiooni. sinu intuitsioon või taju on hetkel väga selline terav. et see sisetunne on tegelikult õige. et ära alahinda seda, et sinu teadlik meel. siin on tulemas kindlasti selline kergem aeg. see kaart räägib sõprusest, usaldusest ja abivalmidusest, justkui parem koostöö. ehk siis tuleneli. kindlasti tulevad head uudised, hüvangu kasv. ja nüüd ma näen siin kahtesid kõrvuti. tuleb nii maaelemendi 2 kui siis ka õhuelemendi 2. ehk siin on tulemas kindlasti sellised lootusrikkad uued algused. ehmatus on ajutine, olukord laheneb kiiresti. tegelikult see on sama kaart siin siis, mis oli meil see mõõkade 2. et selles kaardipakis ta lihtsalt räägib seda, et võib-olla sinu selline tardunud või külmunud olek on hetkel justkui ajutine, et siin on tulemas tõesti sellised lootusrikkamad uued algused ja see olukord tegelikult laheneb isegi kiiremini, kui sa seda oskad ette näha. et sa tuled sealt tupikust välja ja kuidagi sa vabastad selle blokeeringu. Vau, 3 kohta siin kõrvuti ja siin on veel tegelikult see õhuelemendi 2, 4. kaart. uued võimalused, lävepakul seismine ja kindlasti ka selline nagu uuesti alustamise energia väga sellisel entusiastlikul viisil. number 2 tähistavad ka duaalsust, partnerlust, mis on siis seotud ka nagu suhte dünaamikaga. ja vaatame siia siis ka valguselu ja sõnumid. nii, valged orhideed. nii, et mul on täna siin siis ka pandud valged orhideed, et väga ilusti siis resoneerub siin see sõnum sulle. sinu palved, visualiseerimine ja positiivsed afirmatsioonid aitavad tuua teie teed kokku. kutsu oma hingepartneri endale lähemale oma füüsilisse reaalsusesse. see on vaid mõne sammu kaugusel. et ma tegelikult tajun, et need number 2 siin justkui tähistavadki sammukesi. et midagi on lihtsalt veel mõne sammu kaugusel, selleks, et asjad saaksid minna liikumisse. nii, ja sulle tuleb ka kaart, mis räägib tõesti sellisest intuitiivsest teadlikkusest. hingetee ja armastuse tee ühtivad sinu missiooniga. võta see katsumus vastu, sinu hing on valmis selleks kogemuseks, et siin on justkui selline mediteeriv naisterahvas, kes kuulabki oma sisetunnet, oma südame häält, oma sellist intuitsiooni kõige puhtamal kujul. võib-olla vastused tulevadki sulle sellise vaikse mõtiskluse käigus, teadvusta selles mõttes enda sellist intuitsiooni puhtust, et tegelikult isegi kui sa vaatad seda kaardivideot, sa juba tegelikult tunned või tajud neid asju nagu alateadlikult juba ennem, kui sa seda nagu kuulama asusid, on ju. et lihtsalt see kuidagi kinnitab sulle veel seda sinu enda tõde. ja ilmselt see tõde ongi see, et sa näed nüüd elu läbi armastuse prisma. kõikvõimalikud takistused saavad parima lahenduse, sest universum toetab alati justkui armastuse teekonnal käijaid. kui armastus on läbivaks teemaks ja ka kartmatu armastus, kus pole hirme, siis sa suudad liikuda sellisesse suuremasse usaldusse ja ka suuremasse usaldusse, enesearmastusse, et universum toetab sind.
ja justkui nende takistuste lahendamise osas ka. Et võta kuidagi lihtsamalt ja siin on nagu oskus ikkagi visualiseerida puhtalt, luuagi positiivsemat mõttelaadi ja justkui sellised positiivsed afirmatsioonid on olulised. Et sinu hingepartner on tegelikult lähemal, kui sa seda ise tunned või tajud, et siin on tulemas see mingi sügavam vestlus just hinge tasandil. Ja võtame siia siis inglite soovituse. Mida sa ootad veel? Sinu unistuste elu on tegelikult juba tõesti käega katsutav ja see ootab sind. Sinu unistused tahavad realiseeruda. Ole valmis vastu võtma paremat, julgemalt ja teadlikumalt. Et siin on hinglitel selline nagu isegi selline väike utsitav sõnum, et no mida sa ootad, no mida sa veel ootad. Kõik on olemas selleks, et luua midagi imelist. Et sul oli siin siis päike, kaarik, positiivsed kaardid, mis räägivad sellisest harmooniast, ühtsustundest, heaolust, naeratust tuleb taaskord huulile, sa liigud edasi, võib-olla mingi selline raputus on siin su teel, mis tegelikult on ikkagi sinu hüvanguks, see kuidagi karastab sind, muudab sind palju selliseks kirkamaks. Nii ma tajun, et see on sinu hüvanguks, et nii see tornikaart siin siis. Ja müntide aas ütleb, et sa paned mu mündi paremini veerema, sul on oskus luua see tugevam vundament. See võib tähistada seda, et universum ka toetab sind, et tuleb hea pakkumine, tuleb hea võimalus, tuleb mingi kingitus, midagi suurt, mis on siis materiaalne ja materiaalse sellise väärtusega ka kindlasti, et see võib olla mis iganes, see võib olla mingi hea võimalus siis uuesti alustada, kas siis töökohaga seoses või ka koduga. Et võta see, mis õige tundub. Ja tunnete koha pealt siin et on tulemas sügavamad vestlused, mingid hirmud saavad ületatud, tuleb kindlasti ka mingi romantiline ettepanek sulle ja uued võimalused. Ehmatus on ajutine, kõik laheneb sinu kasuks. Kui sa näed elu läbi armastuse prisma, et usalda armastust ja armastuse voogu, see on siin hetkel läbiv teema. Nii, aitäh sulle siis esimene grupp. Sina, kes sa valisidki selle roosa kvartsiga käevõru, mis räägib tingimusteta armastusest. Aitäh sulle. Nii, aga liigume edasi järgmise valiku juurde. Täna siis teiseks valikuks on sellise rohelise aventuriini ning musta obsidaaniga käevõru. Rohelised kristallid on ka seotud südamekeskusega, samas ka külluse juurdevoog on siin kindlasti aktuaalne, et tervendus võib olla, et igal juhul roheline selline värv on siin praegult kuidagi oluline. Et nii. Tuleb sulle tulekuningas, tuleb sulle siin siis karikate 4, millegi pärast tahab tulla ka mõõkade 7. Et tulekuningas on siis jäärlõvi, ambu, tähemärk, igaks juhuks mainin ka need tähemärgid ära. Samas tajun sellise küpse meesterahva energiat, kes on väga selline julge pealehakkaja. Tuleb ka müntide 5 ja karikate kuninganna. Väga ilus tegelikult, et siin on see paar välja tulnud. Et võib-olla siin kaardid räägivad mingis osas hetkel nagu suhtedünaamikast, et siin on see kuningas, kes istub troonil, ta on väga enesekindel, teotahteline, justkui julgust, kirge, sellist küpsust tajun siin.
ja siin on siis see naisterahvas, kes on hästi selline empaatiline, pehme loomuga, väga selline tundeküllane, hoiab käes seda armastuse karikat, emotsionaalne, selline teadlikkus, julgus oma tundeid välja näidata nii sõnade kui tegudega on siin. Et see naisterahvas on jah, avatud justkui armastusele ja armastuse voole. Aga mis siin vahel toimub, on see, et ma näen seda, et siin on kurbust. Et siin on kõigepealt siis karikate 4, mis räägib justkui mingist blokeeringust, et siin on justkui väikene poiss, kes on need käed risti enda ette pannud, midagi emotsionaalsel tasandil on muutumises, midagi on muutumises, et see naisterahvas siin on tegelikult tõesti justkui kõrvalt vaatleja, et võtab kuidagi rahulikult, et justkui tajun ka seda, et võib-olla ta nagu kuulab ära, mis siin öelda on, et see võib ka tähistada sellist sisemise lapse tervendust ja julgust justkui olla rohkem avatud. Sest siin on mingi hirm millegist ilma jääda, hirm midagi kaotada. Jah, see kaart räägib seda, et lahingus on justkui kaotatud juba 2 mõõka, 5 on alles ja nüüd on justkui hirm, et kui edasi liikuda, siis võib-olla lähevad asjad hullemaks. Võib-olla kellelgi on hirm siin tööga seoses, töö kaotada või koduga või midagi, mis on seotud müntidega, mis on materiaalne. Et siin on justkui see üksik lilleke, justkui selline tunne, et kedagi jäetakse välja külma kätte või midagi on sellisel kujul siin tekitanud sellist üksindustunnet või eraldatust või siis tõesti hirmuga võib-olla kaotada oma mündid. Et siin on selline soovitus, et kuidagi liikuda välja sellest puudusteadvusest või olla nagu rohkem ikkagi avatud sellele, et sa ei pea nagu väga pingsalt midagi valvama. Ma ei tea, miks siin on see just see seoses selle mõõkade 7-ga, et see valvsus, see võib tähistada nagu hirmu elu muutustes, hirmu mingeid riske võtta või kuskilt välja liikuda, et hirm, et kaotatakse see lahing. Et mida siis siin veebruaris võiks tähele panna? Ilmselt siin on südame tasandil mingit laadi blokeering hetkel, võib-olla süda vajab natukene tervendamist, midagi võib-olla on natukene siin takerdunud selle koha pealt. Võib-olla siin on kellelgi ka natukene sellist armukadedust tekkinud, et mõõkade 7 on ka sellise alatooniga kaart ja mingi hirm seoses müntidega. Et vaatame edasi, sest tegelikult siin on see paar, siin on see kuningas ja kuninganna, mis tähistab ka sellist võrdset partnerlust, kuid siin on ka see poisslaps, et võib-olla on kuidagi laste teema ka, millega siin silmitsi seistakse. Okei. Ma vaatan siia vahepeal juurde romantika-inglitelt soovituskaardi, kui olukord räägib suhtedünaamikast, mida sa võiksid tähele panna. See räägib eraldatusest, aeg on maha võetud, sinu partner on tegelikult silmapiiril või horisondil, sa ei pea muretsema selle pärast, kedagi ei jäeta ilma. Siin on see ilmajäämise tunne või hirm kaotada, hirm üksinduse ees. See on siin üksinduse hirm. Ja siin ma näen seda meesterahvast, kes tegelikult lausa hoiab seda kätt oma südamel. Siin võib olla selliseid kõrvalsegajaid. Siin on natuke sellist ka ebavajalikku energiat, et oluline on tõesti selline
näha asju puhtamalt, selgemalt. Ja see väärtuslik teave tegelikult tuleb ilma sõnadeta. Ehk siis siin on selline, võib-olla ka selline kehakeel või vaist hästi oluline. Ja praeguses ajahetkes on siin tervendus ja selline hästi tervendav ühendus, mis transformeerub. Ja see muudab ka justkui seda sinu armuelu või romantilist tasandit selle koha pealt, et see nagu tõesti on hästi suures muutumises, ka sellised hingelised õppetunnid on siin ilmselt selle eraldatuse taga. Et see eraldatus on siin selleks raskuseks ilmselt. Aga selles pausis või olukorras siin on sügavam tervendus. Ja selleks ei olegi otseselt siin sõnu vaja. Et lubada justkui vaikusel tervendada, nii ma tajun. Vaatame siia soovitused väikese ingli kaartidelt. Mida toob sulle veel? Sõprade ustavus, aeglane, kindel edu. See kaart räägib nostalgiast, ühistest meenutustest, ühistest hetkedest. See on ka selline harmoonia kaart. Aga tuleb ka kaart, mis ütleb mõtle, õpi, kaalu, oluline on ka oma piirid seada. Keegi on ka natukene selline valvsam selle koha pealt, et ta ei ole avatud. Ta analüüsib asju nagu enda sees läbi. Et siin on selline mõtlemise koht hetkel. Mõtlemise koht. Ja tuleb sama kaart, mis oli meil esimese seas, see müntide viis, säilita kaine meel. Siin on edu võimalikkus, aga see edu tuleb tasapisi, sest ma näen siin seda ingli sulekest, mis vihjab ka inglite toetusele, edasi viib rahulik ja mõistlik suhtumine. Siin on ka tõesti see südamevalu hetkel. Aga asjad liiguvad positiivsele lahendusele, head uudised, süvenev sõprus, pere loomine. Et siin on kindlasti heaolu. Ja siin on ka väikelapse energia. Et armastuse koha pealt on tulemas siin midagi hästi positiivset. Tajun, et peale seda eraldatust on tulemas väga positiivne lahendus või positiivsed uudised. Siin on tugev side ja kuidagi see side võib-olla baseerub mingis osas ka sõprusel või sõbralikkusel. Aga siin võib tulla midagi sellist, kus hiljem ka luuakse koos ühine pere ja see ühtsustunne ja turvatunne. Siin ei saagi hetkel midagi võib-olla muud hetkel öelda, et kui asjad on nii, siis selle on põhjusega. Kui siin hetkel ei ole neid sõnu ja seda suhtlust, siis toimub sügavamal tasandil tervendus ja see toimub kuidagi eraldi olles. Ja siin on oluline vabastada hirm ja öeldagi universumile, et ma usaldan armastuse teekonda, usaldan oma elu, usaldan seda, et on olukordi, mida ei saa kiirustada ega tagant sundida, vaid tuleb lihtsalt säilitada kaine meel. Nii on. Et siin võtta hästi rahulikult. Ja vaatame siis valguselu ja
sõnumeid mul tahtis tulla see kaart, et ma võtan selle, sest mulle meeldib see, et siin on ka see inglisuleke, mis tuli siit teisest kaardipakist ka. Pööra tähelepanu märkidele. Universum saadab sulle vihje, võta seda kingitusena, vaid sina tead, mis nüüd ees ootab. Sa soovid olla hoitud, armastatud ja väärtustatud igas hetkes. Sa tõmbad oma ellu häid kogemusi kergusega. Sa väärid armastust ja hoolimist. Et siin on võib-olla midagi seoses hirmuga, just selle väärimisega ja hoolimisega. Ja just sellest tulenevalt siin ongi see ka üksindustunne kuidagi, et ütle see afirmatsioon, ma olen hoitud, ma olen armastatud. Mine loodusesse, vajad vaikust ja rahu, kogemaks ka meeleseisundit, mis hoiab sinu südant, sinu hingehaav saab tervendust. Luba tunda kõiki emotsioone, sest imed on naasemas kohe, kui oled tervenenud. Et ma tajun, et inglite soovitus on sulle siin veebruaris see, et tegele iseendaga, iseenda väärtustamisega, iseenda tervendamisega. Ja mida rohkem sa annad endale seda armastust, siis elu hakkab sulle seda vastu peegeldama. Ka sellise reaalse duaalsuse partnerluse näol. Et siin on asjad muutumises, aga see võib lihtsalt aega võtta. Et siin on võib-olla midagi sellist, mis jah, ei loksu justkui paika võib-olla siin üle öö, et siin on vaja nagu suuremat usaldust, et mingisugused tsüklid ja protsessid siin elus võtavadki aega. Ja kui siin on hetkel soovitus sulle siis, et vabasta mingeid hirme enda seest, blokeeringuid selle koha pealt, mis on seotud üksindusega või millegist ilmajäämisega, turvatundega, siis tegele sellega. Sest mõte on selles, et sult ei võeta ära mitte kunagi midagi sellist, mis kuulub sulle ja loob sulle nagu, et selles mõttes siin on midagi, et sa võib-olla kuidagi nagu kardad, et elu võtab sult midagi head ära, midagi sellist armastuse koha pealt, mis kuulub sulle. Seda ei võeta ära, kui see on sinu hüvanguks. See inimene naaseb, kui ta on sinu hüvanguks. Ta leiab selle tee sinuni. Kui ta peab minema, siis on teie õppetund läbi saanud ja sa pead ka suutma seda aksepteerida. Et midagi seoses jah, sellise hirmuga, üksi jäämise hirmuga või ja võta rahulikult. Et siin on see eraldatus praegult, mis tekitab seda hirmu. Vaatame inglite soovituse ka. Ära ela minevikus, vaata julgelt ikkagi tuleviku suunas, tuleviku poole ja seda, mida sinu teekond sulle pakkuda tahab. Siin on ka midagi seoses lahti laskmisega, et lase lahti hirmud, mis on seotud siis suhetega, mis on seotud eelnevate pettumustega või tõekspidamistega, mis on kuidagi sinusse juurdunud. Minevikust võta kaasa hea. Ela hetkes ja planeeri positiivsemat tulevikku, sest minevikku me enam muuta ei saa. Sinna tulebki justkui selline punkt panna, et ela hetkes just nüüd ja praegu ja loo positiivsemat rada oma tuleviku osas. Kui süda vajab tervendust, luba asjadel olla, sest elu kannab sind siia, kus on siis positiivne tasand tulemas, siis siin on siis jah see
ärtuvamasti 2, mis on seotud duaalsuse, partnerlusega, perekonnaga, ühtsustundega, harmooniaga ja rõõmu kogemisega. Et siin on selline väikelapse energia, mis tähistabki ka sellist tingimusteta armastust ja kergust. Et sul on vaja sellist kogemust. Nii, selline tuli teise grupi ladumine, et tõesti ma ei teadnud, mis sealt tuleb, aga pigem siit tuligi praegult võib-olla selline natukene kurvem energia, et justkui siin on distants või eraldatus sul kellegiga ja see on ka tekitanud vastakaid tundeid, hirme, võib-olla ka natukene kellelgi ka siin kadedust. Usalda protsessi, usalda elu, usalda seda, et kui tegemist on sinu inimesega, siis ta leiab selle tee sinuni ja ta leiab selle võimaluse koos paremini luua. Et siin on palju ka sellist tõesti nostalgiat, ilusaid meenutusi, mis võib-olla on ikkagi väärt ülesehitamist ja teineteise mõistmist. Et võtta see, mis õige tundub. Nii, et selline tuli siis teise grupi ladumine, et mina tänan ja liigume edasi järgmise valiku juurde. Nii, aitäh siis teisele grupile. Ja tänases kolmandaks valikuks on meil see granaadi ning roosa kvartsiga käevõru. Siin ma näen kohta südant. Granaat toetab sellist elujõudu, eluenergiat uuendatakse. Roosa kvarts on armastuse kristall, midagi südamega, kirega. Vau, seal tuleb müntide äss. No asjad tähistavad uusi alguseid ja müntide äss võib tähistada midagi hästi suurt, mingit kingitust, muutuseid tööga või koduga. Siin on justkui see värav avatud, teele minemise energia. Ja sulle tuleb siia kõrvale kohe suure arkaani kaart, milleks on maailm. No maailm ütleb seda, et ma tajun seda, et sul on hea tasakaal. Just kui naisterahvas siin, kes seisab ühe jala peal ja ta on avatud uutele võimalustele, ta saab justkui midagi ära lõpetada, midagi uuesti alustada, mingi vana tsükkel on kindlasti justkui seljatatud, et liikuda edasi paremale rajale, paremate võimaluste suunas. Maailm võib tähistada ka sellist enda maailma vaate nagu muutust või samas ta võib ka tähistada selliseid tõesti ka soovi maailma rohkem avastada, võib-olla ka kellegile reisimist ja selliseid võimalusi siin. Siis tuleb meile kaart, mis on justkui sõnumitoojaks siin, siis baasid toovad sõnumeid ja siin võib tulla siis mingit laadi selline romantilisemat laadi sõnum, kutse kuhugile mingile üritusele või mingi selline ettepanek. Võib-olla sind kutsutakse välja või ühesõnaga selline heade kavatsustega ettepanek või sõnum on tulemas sinu poole, mis on puhas, ehe, see sõnum on sinu poole juba tuletatud. Nii, võtame veel 2 kaarti, ma võtan veel. Nii, palun sõnumeid. No nii, siin on siis kaart, mis räägib natukene sellisest tüdimusest või väsimusest, et sauade 9 ütleb seda, et võib-olla siin on mingid vanad koormad justkui veel õlgadel, mis tekitavad raskust ja justkui tekib see tunne, et see tule 9, et justkui läbipõlemise tunne või et enam ei jaksa või ei suuda. Siin on justkui see avatud sõdalane, kes on peaaegu alla andmas. Miks on siin sauade 9? Okei, mõõkade 10 tagurpidi. No mõõkade 10 tähistab jah mingi tsükli lõppu. Kas siis mingit suhte lõppu või millegi kaotust justkui selles suhtes, et aga siin on jah sellist nagu rasket energiat. Et me tahaks kindlasti täpsustada neid kaarte, et kui me vaatame nüüd suhte dünaamika kohta, et
see võib ka töökohaga seotud muutusele, igal juhul millegiga on siin vaja justkui selline lõpparve teha, vaatame. Aga küsime praegult romantika inglitelt nõu. Nii, palun ühte selget sõnumit. Aga tahab tulla 2 sõnumit. Nii, võtame need 2 kaarti. Ole optimistlik oma armuelu suhtes. Positiivne mõtlemine ja usk viib sind edasi. Armastus esimesest pilgust. Ja selles mõttes, et siin on oluline ikkagi see, et sa armastaksid iseennast ja väärtustaksid iseennast. Et sinu selline eneseväärtustamine muudab sind veel atraktiivsemaks. Siin võib tulla tõesti kellegile positiivne suunamuutus selle koha pealt, et kui sa oled iseenda vastu aus, armastad iseennast sellisena, nagu sa oled. Ja sa oled selles suhtes optimistlik, et sa loodki hea selle enesetunde, iseseisvuse ja teadlikkuse läbi seda, et siin tuleb keegi sinuni romantilise ettepanekuga ja tema tunded on ehedad. Aga siin on võib-olla midagi vana, mis varjutab, tekitab raskust ja see peab just ka ära kukkuma, ennem kui saaks luua seda uut ja paremat ja siin on seda väsimust ja tüdimust ja kurnatust ja ka leina mingis küsimuses. Vaatame ka mõned haljasõnumid siia. Sõprade toetus on tähtis või ka selline sõbralik toetus, ka kindlasti selline inglite, haljate selline toetus. Kes on sinu inglid, kes on sinu haljad? Manifesteeri see õige. Selle soovitatakse manifesteerida ja tõelist armastust. Kui siin on midagi, mis on läbi saanud ja mis enam ei ole sind nagu teeninud selles mõttes, et on muutunud toksiliseks või tekitab sinus kurnatust, siis sul on aeg uuesti manifesteerida positiivsemat kogemust. Positiivsemat kogemust suhte näol, inimese näol, kuidas iganes. Manifesteeri seda, mis sul vaja on. Aga siin võib tulla nagu taasühinemine või kohtumine sul kellegiga. Kedagi sa kohtad kuskil võib-olla väga ootamatul viisil. Väga huvitav, et igal juhul hetkel soovitatakse sul hoida lihtsalt seda positiivsemat joont. Võttagi elu muutuseid nii nagu need on, et need on vajalikud. Kui sa pead justkui liikuma pidevalt mööda kannatuste rada, siis see ei ole sinu tee. Sinu tee on midagi muud. Et selles mõttes manifesteeri endale ikkagi nagu kergust, manifesteeri endale nagu rõõmu ja seda ka suhte tasandil. Ja siin on see haljate inglite toetus. Ja sulle justkui õpetatakse ka ennast rohkem väärtustama või ennast rohkem hindama, kui eriline tegelikult sa oled. Sinu unikaalsus, sinu väärtus ei sõltu kellegist teisest. Selle sa saad endas üles ehitada, kasvatada ise. Siin on midagi seoses selle enese armastusega. Et millest sa oled kahelnud, küsi endalt. Või miks sa kahtled endas?
enda väärtuses. Vau, holdjatelt tuleb sulle siin õnn, armastus, naudingud, ässakaart, armastus, uus algus, võimas sõnum. Võib-olla ka punased roosid on olulised. Nii, koostöö, sünd, perekonna kasv, väga ilus kaart. Sa liigud järjest nagu lähemale oma tippudele, siin on need luiged on linnud, kes siis muidu liuglevad vaikselt mööda vett, ja sellised graatsilised, elegantsed linnud, aga siin on see nagu õhku tõusmine, tiivad kannavad, teevad koostööd kõikidel tasanditel, edasiminek, just koostöö näol. Vau, sulle tuleb teine ässakaart veel, milleks on siis müntides. Ja see alustasime seda ladumist ka ju müntide ässaga. Teadmiste, elutarkuse kasv, raha. See võib tähistada rahavoo aktiveerumist siin. Väga positiivne, võib-olla sa paned oma mündi veel paremini meeldama, võib-olla sa teed midagi ise. Võib-olla kellelgi on siin mõte luua oma ettevõtet või teha midagi oma kätega või midagi sellist, et mis pakub sulle sellist rahulolu, rõõmu ja ka siis väärilist tasu. Igatsus, telepaatiline ühendus ja täidlane armastus tuleb ka siin selle kaardiga välja. Keegi mõtleb sulle. Siin on selline empaatia. Ja tuleb ka kirglik, küps, energeetiline naisterahvas siit läbi, ehk siis maaelemendi kuninganna, kelleks on siis Sõnneitsi kaljukits. Naisterahvas, kes on väga tark, väga elukogenud. Tal on olnud oluline siis kodu ja tõesti ka tema siis mündid, et siin ma tajun sellist väga head maandatust ja ka turvatunnet tegelikult, et siin on see küpsus olemas. Ja mida ma praegult märkan, et siin on maaelemendi kaardid meil selles reas ja siis 2 veeelemendi kaarti. Ehk siis jah, ärtu äss ja ärtu 7 tähistab mingit laadi siis valikuid ja kuidagi sa valid ikkagi selle armastuse karika, mis teeb sind õnnelikuks. Siin kindlasti tuleb parem koostöö, see võib ka tööalaselt tulla parem koostöö, siis sul on ka teadmisi, sellist elutarkust, kuidagi tegeleda rohkem oma finantsidega, rahavooga, rahavoo aktiveerimisega. Et sa oskad seda küllust luua ümber enda. Et müntide kuninganna räägib ka siis ikkagi läbimõeldud sellisest turvalisest tasandist, kus sa oledki ise selle nagu loonud ja sa lood seda järjest kogu aeg juurde. Ja sul on hetkel tõesti see energia värav avatud, sest sul on need ässakaardid siin kõik suht reas ja see vana tsükkel tahab su elus läbi saada. Sa pead sellel justkui minna lasta, sest et jah, see maailm võib tähistada sellist spirituaalset läbimurret, spirituaalset ärkamist, et sa ei pea justkui tõesti jätkama mingit kannatuste rada. Sa saad valida parema tee, sa saad ise luua seda, aga sa ei tohi nagu karta midagi lõpetada või ei öelda, et vahest peab oskama ka justkui ei öelda. Ja siin tuleb sulle pakkumine ja see on romantilisemat laadi. Ja siin võib kellelegi tulla täiesti ka uus armastus, uus inimene, kõik on võimalik. Et siin on head kaardid selle koha pealt. Ja oluline, et sina jääksid optimistlikuks, sina looksid selle võimaluse, et universum saaks sulle seda pakkuda. Et universum ei too sulle seda enne, kui sina ise oled ka valmis selleks. Sina oled valmis seda head vastu võtma. Ja vaatame siia ingli soovitusega. Võtame minu kaardid ka, pole veelgi võtnud. Valguse ja sõnumid siia. Ja sinu süda saab tervendatud. Või kui sa
vajad mingil muul tasandil tervendust, siis peaingel Raafal on sinuga. peaingel Raafal on tervenduse ingel. Armastus kannab sind, kui hoolida tervendada end ja ka teisi oma teekonnal. Ja oluline just see, et sa kiirgaksid lahkust ja armastust. Väga ilus. Natuke kannatust, sinu elus sätitakse paika viimsed pusletükid. Tõeline armastus on kohal, et jääda. Ja ütle see afirmatsioon, armastus on kohal, et jääda. Nii, ma võtan ühe konkreetse sõnumi. Oi, natuke liiga palju, ma võtan ühe sõnumi siia ikkagi. Nii, ja selleks on selline ilus hirvelapsuke. Tingimusteta armastus, selline empaatilisus, heatahtlikkus, et siin on selline abaras olevus, mis tähistabki seda, et armasta kogu meie planeeti, siin on rikkalikult ilu, mida imetleda, luba endale puhkust ja avarda enda maailmavaadet, mida ütles sulle ka maailmakaart, sind ootab maagiliselt imeline reis uuel tasandil. Et elus on nii palju imelist, millest rõõmu tunda, justkui ka sellised looduse imed, loomad, lemmikloomad või kuidagi midagi väga sellist nagu ilusat, mis tekitab sulle selle tunde, et sa oled osake sellest maailmast. Ja sa tahad justkui seda tunnet või seda emotsiooni, et sa oled vastu võtmas seda rikkalikku ilu, mis ümbritseb sind. Et usu imedesse, imesid on tegelikult igas päevas, kui sa oskad neid näha või sa suudad neid näha. Ja tee tugevad taotlused ka siinkohal. Nii. Nagu kotkas, kes lendab tegelikult kõrgelt, ära karda nagu komistada või kukkuda, sest su tiivad kannavad sind. Ja nii on. Nii, aga kolmas grupp, mida ma siis näen kaartidest, et veebruaris on siis tulemas suured muutused, sa seletad mingi vana tsükli, sa justkui lõpetad selle teadlikult ära, sa säilitad selle optimistliku vaatenurga või optimistliku häälestuse, et elul on sulle pakkuda veel midagi paremat kui see, mis sind on kurnanud või sulle kuidagi tekitanud sellist ebakõla. Võib-olla sinu süda vajab natukene tervendamist, siin on ju selle südame ümber lausa see kaitsemull, aga kui sa suudad taaskord oma südamesse ruumi teha, südame avada, siis elu toob sulle selle armastuse või armastava pakkumise, mis kuidagi soojendab sinu südant. Ja sinu ülesandeks on justkui võib-olla säilitada see usk ja see kannatlikkus, et viimaseid pusletükke sätitakse paika just sinu hüvanguks, sest tõeline armastus on kohal, et jääda, on ju. Ja märka seda ilu, mis on ümber sinu igas päevas. Näe neid märke, tunneta seda, just seda iseenda nagu, kui suur osa tegelikult sina oled sellest universumist. Ühtepidi väike, aga tegelikult suur. Et sa võid ka visualiseerida seda, et milline roosiõis sina oled, milline on selle lille varres, kui sügavale ulatuvad tema juured, et luuagi endas seda jõudu, särada ja rohkem õide puhkeda. Su tiivad kannavad, sa ei pea selle pärast nagu vabistama, et elu toetab sind. Sa saad lennata, isegi kui sa oled saanud siin haavata. Sa tervened ja sa lendad taaskord ja veel kõrgemalt, veel julgemalt ja sa avastad nii palju uut. Kõik võimalused on sinu. Nii, aga selline tuli siis 3. grupi ladumine, et ma loodan, et sa said siit mingit laadi kasulikke märksõnu, võtmesõnu ja et sul lähebki kõik hästi.
mina tänan kõiki, kes on tulnud minu kaardivideosid kuulama, vaatama siin YouTube'is ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. Aitäh!